Tere kallid vaatajad, mina olen Tim Plus ja see on meie kultussaade Elektritool teine hooaeg jätkub täie hooga. Täna meil on külas üks väga eriline persoon. Ta on staarstrippar, ta on ikoon, ta on legend, ta on meelelahutaja, ta on laulja, ta on mees, ta on kõik asjad, ta on Margo, ta on Tasane, ta on juba siin. Tere! Juhuu! Tere tulemast! Suumige. Tere! Ma kahjuks veel eksisteerin. Kallid heiterid. Sa oled meie mängu reeglitega natuke kursis juba, nagu ma sain aru. Ma vaatasin Kerdo saadet. Kuidas meeldis? Oli äge. Kas sa mõtlesid juba natuke, kuhu sa tahaks annetada seda võidusummat? Mitte seekord glamuuriga seonduvat, vaid see võiks tulla lastele. Lastele võiks, sellepärast, et lapsed on minu tulevased kliendid võib-olla, kui nad on suuremad. Ma arvan, me võime alustada. On ju? Aga palun. Sa käid suhteliselt igapäevaselt trennis. Kas sinu eas sellest me räägime veel. on enda vormis hoidmine raskemaks muutunud? Ma tundsin, et see raskemaks muutunud oli mingi 2015, 2016, kui ma sain magusat väga palju, suvine aeg. Ja siis pärast kadus ära see raskemaks muutumine, sellepärast, et ma ikkagi tunnen, et minu organism vajab liikumist. Et ikkagi peale seda on mul parem olla, kui ma liigutan ennast. Nii, et ma ei käi enam nagu otseselt keha pärast seal, et keha oleks ilus. Vaid lihtsalt, et mul oleks siis hea olla, veri hakkab käima, täna ma ei ole eriti trenni teinud, täna mul ongi natukene selline väike. Kuigi ma täna tegin kodus 100 jalgade tõstet ja siis 50 kätte kõverdus, sellepärast oli vaja teha kliendile üks tervitusvideo. Et see paneb nagu vere käima. Ja, sellepärast, et sealt on näha ka natukene minu paljast keha. Et üldiselt ei ole väga raskemaks muutunud, distsipliin on veel olemas. Sa võtad juba järgmise. Okei, 5 eurot meil on olemas. Ilusti. Nii, nüüd tuleb 10 eurone küsimus. Millal sa viimati nutsid ja miks? No ega ma väga suur nutja tegelikult enam ei ole. Tegelikult ma ei ole kunagi olnud. Kunagi oli meil üks film Mehed ei nuta. Ja siis ma võtsin nagu sealt selle, aga tegelikult 10. november natukene, kuna mu vanaemas suri. Tegelikult ma ärkasin mingi 7:30 ja siis ma tundsin, et on pühapäevane päev, et on hoopis esmaspäevane päev, mida mul ei ole, nagu ma mõtlesin, kuidas ma nii segamini olen, nagu ma ei joo alkoholi ju. Ja siis, et täitsa hakkan nagu trenni asju panema. Ja siis kuidagi organism sai aru, et mingi jama on. Ja siis helistati mulle vanade kodust ja vanaema lahkus. Ja siis, muidugi ma kukkusin nagu sügavasse auku 12 päevaks. Ja siis sellel samal päeval oli just nagu isadepäev ja mul oli vaja teha otse loomulikult siis paar tervitusvideot, kus ma olen hästi lõbus. No ma tegin ära muidugi. Aga päriselt nutsid võib-olla, ma ei teagi, et võib-olla 2016 võib-olla, kui vanaemal olid ka mingisugused probleemid, aga see on ka nagu korraks. Ma ei ole tegelikult väga suur nagu uluja, ma ei ole selline, et kuna mul nüüd peale vanaema surma tekkisid need kogelus tagasi. Ja siis ma käisin ühe selgeltnägija pool. Ta ütles, et hullumajad ei satu, et teil on väga hea loogiline mõtlemine. Kuigi paljud minu heiterid tahavad, et ma oleks hullumaj. Eks ole, või ma olen seal kogu aeg. Mõned arvavadki, et me oleme praegu hullumajas on ju. Ja. Mis siin toimub? Mis nüüd? 15 eurot olemas. See on väga tore. Võtame 20 siis, jah? Kohe. Ei, ma ei tea. Võta, sa võid. Jälle me räägime nõidadest. No võt. Otepää nõid ütles sulle ammu, et sinu ellu ei tule lapsi. Nii. Kas see mõjutas ka sinu mitte isaks saamise otsust? Ei, see ei ongi väga ammu, et see oli 2015-16, kui ma käisin tema juures esimest korda ja siis ta vaatas mind 5 minutit ja ta ütles mulle kohe ära, et sul ei ole vaja kedagi, et sa ela parem üksinda. Ja ma arvan, et see sobib mulle päris hästi. Sa teadis, et tegelikult lapsed mulle ei meeldi üldse. Et nad lihtsalt ma ei märka lapsi, kui mingil sõbrannal on. Mis mõttes? Ma ei märka neid. Kuidas see võimalik on? Tähendab, mingi sõbranna tuli mul käruga vastu
seda on ka varem olnud ja no me rääkisime ja ta ütles mulle siis, kuidas sulle mu laps meeldib? Ma ütlesin, tead, ma vaatasin, et sul on mingi käru. Ma vaatasin, et sul on mingi käru ja ma vaatasin rohkem, et sul on uus mantel, et sa oled paar kiraari juurde võtnud, aga ma ei pannud tähele üldse seda last, et ma nagu ei märka lapsi väga. Ja minu kõige noorem klient on olnud 5-aastane. Tähendab, tema isa tellis tervitusvideo, kuna oli see paroodia saade Kreeka jumalanna ja see laps hakkas seda laulma kogu aeg. Ja ütles, kes on stripper? Malko. Ja siis isa siis näitas talle minu videoid 5-aastasele ja 5-aastane tahtis siis sünnipäevaks saada minu tervitusvideo. Okei. Jah, see oli natukene kummaline, aga ma olin seal rohkem riietega. Ja, minu jaoks tõesti. Tegin ära ja isa väga kiitis. See oli pigem nagu isa jaoks, mitte lapse jaoks. Laps tahtis väga saada. Äkki isa valetas natuke. Vot seda mina ka ei tea. Tundub. Tänapäeval ei tea midagi, eks ole. Pean juurde küsima, kas sinu vanune Mailis Reps sai just hiljuti 9. lapse. 9 oli õudne. Kas sinu jaoks on liiga hilja ja liiga palju? Liiga hilja ja liiga palju, arvestades tema praegust elu, et on nagu nii suure sellise negatiivse laviini all. Et mida need lapsed tulevikus, nagu sinna on veel vara muidugi tulevikus, kui nad hakkavad midagi jagama. Need on pisikesed praegu. Ja, et ma ei kujuta ette, et nagu kus need rahad tulevad. Ta on ju harjunud laiutama, see meie Reps, kes on ka minu eakaaslane, ütleme nii. Ja üldiselt ma ei kujuta ette, mis seal kodus toimub. Ma ei kujuta ette, aga võib-olla on isegi raskem. Võib-olla, kui sul on üks laps, siis on isegi veel raskem. Aga kui nad sul juba tulevad... Sa juba tead, kuidas see käib. Et nagu... Kas vananemine üksi sind üldse ei hirmuta? Ma mõtlen aasta korraga alati, see mõjub mulle paremini nagu aasta korraga. Sellepärast minu vanaema vananes siis, kui ta sai 82 ja ta ei olnud enam tööl, teda ei vajatud enam. Enne seda ta oli väga kõbus ja siis ta seal kodus närtsis järjest, eks ole. Ja siis ma vaatasin, et varsti ta võtab juba kepi, mis oli minu jaoks pazoor, häbi. Rahvas näeb aknast, maja rahvas, et ta tuleb kepiga, see oli minu jaoks õudne. Siis ta kukkus 2016, siis ta võttis rolaatori, tal olid kõik need luud ja siis oli juba et ta ei koduseks nagu. Et tegelikult liikuma peab, aga mõtleme aasta korraga, see mõjub paremini meile. Et ei ole mõtet põdeda nagu, mida sa teed 10 aasta pärast või 20 aasta pärast või see on nagu, me ei tea kunagi midagi, me ei tea. Ja ega ei tahagi väga teada. Kui sa oled mingi 75 või 6, mis sa teed stripperi tööd jälle? Ei tea, kui kutsutakse. Küll ma siis kuidagi ära mätsin ennast. Kas panen mingid kiled omale peale kuhugi või? Ja tegelikult Valeri Leontjev on nüüd 75 ja tuli ja tal on ka ju pool läbi paistvad riided. Ja esineb siiamaani. Ja Casanova, Casanova. Kõva, järgmine. 15. Mis seal on? Kui palju sekspartnerid sul on 150 aasta olnud ja kui palju neist kuulsad inimesed on, kes need on? Tead, seksist ma väga palju ei tahaks üldse rääkida, sellepärast ma rääkisin seda kunagi väga palju, isegi telefonidel järgmine päev, kellega ma olin. No, varem oli neid rohkem, ütleme niimoodi, ma ei tea, palju neid olnud on, et seks ei ole minu jaoks kunagi väga oluline olnud. Kuidas nii? Ei, ma ei ole nii seksikas inimene, et ma lihtsalt teen videotes ennast selliseks, et ma oleks väga seksi. Sa mängid rolli, on ju? Jaa, mul see roll meeldib. Ja see tekkis mulle väga äkki selline roll, et lambist tekkis äkki selline. Sellepärast öeldi, et kas sa ei tahaks tulla strippariks ja see on ka kõik nagu seksuaalsusega seotud. Ma issand, et ma ei ole selline... Et üldiselt minu voodist, kui ongi seal käinud, on käinud... läbi kõik väga sellised intelligentsed, haritud inimesed, kunstiinimesed ja igasugused, aga kui palju neid on olnud, seda ma tõesti ei tea ja ma ütleks ka, ma ei tea seda, mul ei ole meeles. Mul tõesti ei ole meeles, et see küsimus võib-olla jääb vastamata siis. Ja tegelikult, kes need on, seda ma ei saa ka öelda, sellepärast, et ma ei hakkaks neid nagu reetma, sellepärast, et paljud nendest veel elavad kahjuks. Paljud on õpetajad koolis, et nad isegi ütlesid, et ärge neid pilte nagu levitage, kus nad on mul kehamaalingute peol.
et tegelikult palusid, et nagu, et mingi õpilane aga mitte kuulsused siis on ju? No mõni õpetaja on juba väga kuulus isegi, kes on nagu läinud nagu niimoodi ja järjest üles redelil ja on olnud ka sellised näitlejaid isegi meil siin, kes on minu üritustel läbi käinud, et ka nemad, et aga ma ei ütle neid, kahjuks ma ei saa neid öelda, nii et see jääb vastamata. Pole hullu. Las rahvas ise fantaseerib, see läks mul vastu näppu. Nii. Mis see, ma ei jõua, see on nii 10. Nii, 10. Sa oled täis kastlane. Karsklane. Mis peaks juhtuma, et sa end täis jooksid või narkootikume teeks? Ma ei tea, et midagi ei juhtu. Midagi ei juhtu. Kardan võib-olla, et annan enda kuldehted ära või kellad või ma ei tea, mida ma võin hakata tegema seal. Et vaata, ma olen nii palju pidudel käinud elus ja ma näen neid inimesi enne ja pärast ja see on päris õudne. Et kunagi oli meil siin üks filmimees kunagi, ma ei hakka jälle nagu nime ütlema, ma ei saa, kuna ta veel kahjuks elab. Et ta kahjuks elab, sa ütlesid kahjuks elab. Sittus ennast püksi, no ma oleks muidu öelnud ta nime, sittus ennast püksi, läks lifti ja see sitt niimoodi nirises kõik, et oli mega purjus ja võib-olla ka ainetal ja neid inimesi on väga palju, kes nagu kuulsad inimesed, kes enda okse sees lamavad ja see on väga õudne vaata. Võib-olla ma olen väga vanamoeline, aga lihtsalt nii on. No tõesti, ma olen ju eelmisest sajandist. Kas see on alati nii olnud või? Ma ei ole kunagi kasutanud, ei ole narkootikume võtnud kunagi, et ongi niimoodi, et kui ma kuskil esinema näen, siis ma olen natuke tusane, kui ma olen 2,5 tundi sõitnud. Ja rahvas mõtles, et no mis show'd see inimesed, kui ta on nagu selline. Nad ütlevad, kas te tahate enne oma ette olla, see tähendab siis, ma mõtlesin, et huvitav, mul on kostüüm seljas, ma olen üllatuskülaline. Ei, me mõtleme, et äkki te tahate seda. Ei, ma ei kasuta. Aga kas te saate nagu hakkama siis, et meie sünnipäevalaps on väga selline särtsakas ja siis ma teen show ära, nad imestasid, et kus see tuli äkki? Kus see tuleb siis? Kreeka jumala Casanova, kus see Casanova tuleb lihtsalt, eks ma elan ennast välja, siis mingid vihad äkki elan välja või? Tegelikult ma oleks siis ammu pidanud juba jooma, kui ma enda kommentaare loen lihtsalt mõnikord. Issand jumal. Eriti sügisel ajal tulevad need kommentaarid, siis kui on vaata see pimedam aeg, siis hakkavad hullud rohkem nagu endased. Ja siis, kui keegi naerab ja elab natuke paremini kui nemad, siis on vaja nagu susata. Ja siis, aga ma ei ole kunagi. Mis nad kirjutavad siis? No, et tapa ära ennast urood, pede mingi. No ja ma kirjutasin, et mida sa manda poska mölised. Aga sa vastad neile ka? Mul meeldib. Miks? Viimasel ajal mul meeldib ja ma panen üles. Sa oled ju staar, miks sa... Ma panen üles ja seal saab nii palju nalja, kui hästi ma neile panen ja siis nad jäävad vaiksemaks. Aga mis sa reageerid üldse? Sa pead olema kuskil... Ma olen, aga mõnele ma tahan, sellepärast see tekitab minus adrenaliini ja siis minu fännidele väga meeldivad sellised vastused ja siis nad panevad kuskile üles need vastused ja sellepärast, et need on väga head aastatega tekib. Vanasti ma ei osanud, kui mul oli rate. Siis ma ei osanud vastata, ma läksin väga närvi. Ega ma alati ka siis ei vasta, aga kui see tuleb minu kontole, siis nagu, et võiks nagu. Võtame 15 praegu. Võitame. Oi, jälle sa. Ja need 3 tuntud inimest vastavasse kategooriasse seks, Mary Cancel, Anu Saagim, Silvia Ilves, Alla Pugatšova appi. Kunagi mulle meeldis väga Anu Saagim, siis meil tekkisid mingid probleemid. Silvia Ilvest ma natuke tean, tema on väga selline nagu väga rabeleja tüüp on ju. Ma arvan, et prooviks äkki Alla Pugatšovat, ta on nii armas ja ma ikka... Abielluma. No ma küsin selle Kalkini käest, et Kalkin ka aitab küll, Kalkin on ju. Ja хочу тоже Alla Pugatšova быть. Миллиона алых роз. Из окна видишь. Я вам еще покажу. Nii et proovime seda ekstreemset Pugatšovat, ta näeb viimasel ajal väga hea välja. Muidugi kõndimist me ei filmi. Kusjuures täiega. Kõndimist me ei filmi, aga... aga pildi peal saab. Pildi peal saab. Kas ma nagu vastasin või? Ei, sa abiellud Pugatšovaga, siis keda sa canceldad? Ja kellega sa seksid? No Pugatšovaga seksid ka prooviks ära äkki, kuidas on temaga üldse? Võib-olla Kalkin ei rahulda teda enam, et
Silvia jääb ära. Ei ole niisugust varianti. Me ei sobi temaga, ma arvan. Siis canceldame ta? Okay. Ja saagim otse loomulikult, meil on meil on väikene probleem. Ta on hästi kihvt inimene, vaata, selline siiamaani veel kõik ja ta näeb hea välja, aga lihtsalt ma ise ka imestasin, et ma tegin unes, et ma kaotan hamba ära. Ja see tähendas, et üks sõber on vähem. Ja nii oligi. Tegelikult ma ei tunne isegi puudust. Alguses ma muidugi ehmatasin, et issand, mis nüüd saab. Selline sõber kadus ära nagu Anu Saagim. Aga lihtsalt teatud inimesed on sinu elus, teatud ajal on ju, see on väga tore, et nad on, eks ole, mul on ka teisi selliseid inimesi, kellega ma olen väga hästi saanud läbi, kellel on lapsed tekkinud. Tegelikult keda sa ei märka? Mirjam Maramaal, ma märkasin, tema elab Londonis Kõhtu, aastal 2018 me olime väga suured sõbrad. Ja siis ma mõtlesin kohe, et nüüd on meil kõik suhted. Ja oligi niimoodi, nii kui ta sünnitas, ei ole enam kohtunud ja nii ongi, et jah. Nii. 50 juba võib midagi. Järgmine küsimus siis. Nii, mis seal on? 10 eurot, ma olen nii odav. Kes tunneb päris Markot? Issa, nüüd ma panen vist prillid ette, et olete minu silmi näinud küll juba. Nii. Päris Markot tunnevad, tegelikult minu autojuht tunneb mind. Tähendab, tema näeb mind nagu kogu aeg ja siis niimoodi, et tema ja siis võib-olla 5 inimest. Mida peaks elus tegema, et sul oleks oma autojuht? Mul on neid väga palju olnud elus. Mingi 5-6 isegi. Ja see on nii tavaline kõik minu jaoks, et tegelikult mul omal ei ole autot, mul ei ole seda vaja, ma elan Tartus. Et lihtsalt ma olen nii harjunud, kutsud, kuule, tule, lähme sinna, ta on nagu olemas ja kui ta mõnikord ei saa tulla, ma olen vihane, aga ma andestan. See päris Marko on ikkagi selline tasane. Nii. Me oleme natuke juba aru saanud, et sa oled siuke hästi, pigem nagu tagasihoidlik. Ja üsna igav tegelikult on ikkagi see päris Marko, nii et minule meeldib olla strippar Marko rohkem. Et see on nagu selline glamuurne ullike rohkem, on ju selline ekstreemne, on ju selline keha paljastab pisut. Et päris Markot tunneb võib-olla 5-6 inimest, on ju, võib-olla, ja sellest ka täitsa piisab. Tead, mis ma räägin sulle? Ma olin juba lapsena väga uimane. Kasvataja andis mulle selle kella kätte plekist. Ma ei tea, sina ei ole vist selle aegne, kui pidi kellasid õppima. See plekist kell oli seieritega. Ja sellest on isegi pilt. Ja minule andis see kasvataja selle kella tagurpidi kätte. Ja ma ehmatasin ära. Kasvataja, aga minu kellal ei olegi numbrid ja seierid, pöörad teist pidi. Mis? Okei. Sa nii rääkisid või? No jaa, ma olen nii uimane eluaeg. Sa vaata, sellepärast ma käingi trennis, et trenni äratab mind. See on üks põhjustest. Ei, ma lihtsalt tahtsin aru saada, kas tegemist on mingi traumaga või... Sellest võiks aru saada. Kas tegemist on mingi trauma? Miks see kõlab nagu trauma? See paistab nagu trauma. Ei ole mingit traumat, sellepärast see Marko Tasane, see hakkas kaduma kuskil. Kui ma sain 18, siis ma sain aru, et mul hakkavad, kui ma hakkasin trennis käima pidudel, mul oli kunagi väga suur koolivägivald, kui ma olin lihtsalt Marko Tasane. Kes sulle haiget? Mind taheti üles puua koolis, mul oli kael kõik verine. Ja see oli siis laulmise tunni ajal pandi mulle mingisugune köis siia, ma ei saanud. Ja ma olingi juba valge täiesti, mõtlesin, et nüüd on kõik on ju. Ja õpetajad kartsid õpilasi selles koolis, ma olin siis Tallinna koolis. Ja siis seal oli need kiusamisi iga päev. Miks? Seks, et ma ei tegelenud iseendaga toona, ma olin 14, 15, 16, et ma ei käinud trennis, ma ei viitsinud. Ja ma olin väga peenike, ma olin alakaaluline ja ma kokutasin tohutult palju, kokutasin ja siis ma sain heiti. Ja siis, kui ma tulin Tartu kooli tagasi, siis ma hakkasin iseendaga tegelema, võtsin ennast nagu kätte, et hakkasin treenides käima, inimestega suhtlema, kuigi ma üldse ei viitsinud nende võõraste inimestega, bussipeatuses küsisin kella, et nagu hakata inimestega suhtlema. Tegelikult ma teadsin kella. Vabandage, mis see kell on? Kell on 2. Suur tänu teile. Ja siis hakkas tulema ja siis mul hakkas kirjandid tulema ja siis ma hakkasin nagu endaga juba rahul olema. Nii et see koolivägivald oli minu jaoks väga kasulik.
Tegelikult see ei ole mingi trauma isegi. No see ongi trauma, see ongi trauma. Lapsepõlve trauma. Aga muidu ma oleks olnud mitte teie saates, kui ma oleks olnud tavaline Marko Tasane. Ma ei oleks olnud siin. Ja parem siis juba selline trauma. Ja vähemalt ei ole igav elada. Või on või? Kas sa oled õnnelik? Jaa, võiks öelda küll, et tegelikult, et jah, et ikkagi olen, et mul on olemas ikkagi mingisugused kaitseinglid, eks ole, ja kuidagi nagu, no elu peab tegema ise nagu huvitavaks. Et nagu ma näen neid inimesi, et nad jäävadki koju paljud, on ju arvutis istuma ja nad ei viitsi midagi teha. Trennis ka, mul need trennikaaslased alustavad ja nad jäävadki sinna. Kuule, ma jään täna arvutisse, nagu ma vaatan, et ikkagi ei kasva need lihased. Mida sa kutsusid mind sinna? No 2 nädalat oled käinud, muidugi ei kasva. Ja siis nad jäävadki koju. Ja siis ongi, et nagu distsipliin puudub neil. Et parem olla strippar Marko. Oi, ma hakkan vajuma siit natuke. Ma vajusin väiksemaks. Meil on siin mingid kõrgendused. Kas see oli vastus? Jaa, ikka. Jumal, küll. Meil on 4 küsimust. Meil on 5. Oota, viiakad ainult. Nii palju okei. Jaa. Amps. Noh, intriig. Kui palju raha sa igal kuul riietele ja toidule kulutad? Ma tõesti ei tea. Ma ei loe seda. Et rikas ma ei ole. Ma ütlen ausalt, ma paistan rikas välja, kuna ma olen ikkagi avaliku elu tegelane, et mind peetakse väga rikkaks millegi pärast, mis on mõningas mõttes hea, aga mõningas mõttes halb. Et ühesõnaga kadedaid on, ma tõesti ei tea. Toidule läheb palju, sellepärast ma söön tervislikult. Kui palju on palju? Ma ei tea. Et päevas läheb toidule võib-olla, hommikutoit on mul väga odav. Te ei sööks seda mitte iialgi. 3 aastat ma söön juba kaeraelbed, selline ports panen nagu taldrikule, suur ports ja siis keedetud vett ja nad ligunevad ilma soodata, ilma suhkruta, sellepärast et piim mulle ei sobinud, ma sain aru. Et kui ma olen kuskil hotellis, ma olen isegi siis hakanud seda kaeraelbeid vastu võtta, mul hakkab keerama kuidagi ja seal pannakse veel suhkurt ka, et hommiku ma suhkurt ei taha. Ja siis hommikutoit ei maksa mul praktiliselt mitte midagi. Ja siis leiba või muna. Ja vaat lõunavad, siis ma hakkan juba sööma, kas kuskil kohvikus või lõhe, kaubamaast mustan lõhet on ju. See ei ole nii kallis. No 100 grammi maksab 3,50 või, no see ei ole, aga sa vaata paljud ei viitsi lõhet osta. Me ei osta kala, see on nii kallis. Ei ole, pane oma majoneesid ära sealt korvist ja ketsupit. Ja inimesed söövad väga valesti kusjuures ja siis nad nagu suitsupakid ja kõik, mis nad ostavad. Ja tegelikult on küll rahasid, on küll, aga nad ei oska lihtsalt. Ja siis tegelikult ikka läheb, et päevas võib-olla läheb mingi toidu peale 15,90, kui ma jälle kohvikus. Ja taksosõidud. Nii, räägime moest ka. Mis on olnud siis su kõige impulsiivsem ja kallim ost? Kõige kallim palmeeni pintsa. 5 eurot olemas. Järgmine küsimus. 2 on jäänud. Kas sul on jätkuvalt köögi asemel garderoob? Jah. Millal sa viimati ise süüa tegid? Ei. Ja garderoobi moodi asi on ja ise süüa tegid. Sellest sa natuke rääkisid. Hommiku vist, jah. Hommiku ma teen seda kaeraelbit. Ja vahepeal riivin porgandit. Porgand on minu jaoks väga oluline teema. Selles mõttes, et sellepärast ma olengi nii punane vist näost, et mul on see porgand vist võib-olla. Ei ole. Kuidagi inimesed ütlevad, et sa oled nagu näost nagu oranž. Aga samas meil on sinised lambid. Sa oled nagu oranž, kui sa käisid solaariumis. Et hommikuti teen süüa, kui seda saab söögi tegemiseks nimetada. Ma olen olnud 3 aastat, teen allergia sellest. Kell 6 hommik ülesse, supid, Sri Lanka supid 30 inimesele iga päev. Piimasupid 30, salatid 30, Sri Lanka suppi sisse, aga sa tead, kui palju sibulat läheb. Ja mul on nagu silmad väga allergilised. Ma pärast tegin 4 kilo sibulat. Õudne. No aga endale sa ei pea ju nii palju. No ja, aga mul viskas ülese lihtsalt, sellepärast, et seal ei meeldinud kokkadele. Millal see oli aastaid tagasi? 91 kuni 94. 91 kuni 94. Ma olin suurepärane kokk. No miljon aastat juba möödud. Ma olin suurepärane kokk sellel ajal, et isegi tegelikult oli niimoodi, et jah, et siis peale pidu mõnikord nagu läksin ka niimoodi kohale, et 2 tundi magasin. Siis ma lõikasin näppu tihti ja see oli see, et ma andsin pärast raha ühele nõudepesijale, kes oli Jota
ja siis tema hakkis need sibulad ära kõik. Suit suus veel. Davai, džengi! 4 kilo sibulat pidi 30 liini. Jube palju läks. Ei tea, jah. 2 küsimust. Kirjelda striptiisi ajal tekkinud olukorda, kus mõni kiimas daam on üle piiri läinud. No, Soomes. Et seal nad ei tea, kes ma olen. Seal nad tahavad ikka seksi ka peale seda üritust saada. Et ma pean mõnikord põgenema. Mina seksiteenust ei ole kunagi andnud, ütlen teile ausalt. Et mina olen põgenenud nende siis hotellituppa kiiresti. Nad jooksevad sinna järele rahapatakatega ja kõik, et sinul on kaunis iso pitka nena. Et sul on siis kõik väga hea kõik. Ja mul ei ole varustusel midagi viga. Nad arvavad, et kui on pikk nina, siis on kõik, et ma olen nagu panija. Aga mul on ikkagi jah, et ma olen ikkagi tegelikult siis tuleb see minu see Marko Tasane välja, et töö on töö, lõbu on lõbu. Aga kui me olime Soomes meil oli Soomes 5 poissi, kellega me esinesime, ausud poiss rühmas ja siis teised olid küll seal. Üks mingi Mr. Estonia, kelle peale ma isegi, või see, Mr. Finland oli minu ajal ka seal. Ma olin tema peale hästi kade, ta oli nagu pikk, selline blond ja siis mina arvasin, et ma olen hästi kole, tegelikult posteri peal pandi mind kõige suuremaks. Sellepärast mul oli nagu keha väga hea, on ka siiamaani. Ja siis oli niimoodi, et tema, ma mõtlesin, kurat, ma ei taha, et ta väga on. Et ta võtab mul vist tööd ära kõik. Ja mis temaga juhtus? Esimene päev läks 2 naisega vallatlema ja tal tuli jube suguhaigus ja ta jäi kohe ära. Ma ei tea, kuidas seda kutsutakse isegi, aga ta lihtsalt läks nagu võttis omale mingisugused hotellitoad ja ta jäi kohe ära. Eestis seda juhtu? Eestis väga harva. Vanasti oli selliseid küsimusi, et kas te minu naist rahuldaksite, minul on süda haige, meeste rahvad täitsa niimoodi. Ja et võib-olla see oli ka mingi meedia tolle, kes tahtis mind vahele võtta. Kroonika võib-olla mine sa tea. See oli siis juba kriminaalkroonika. Sellest oleks tulnud juba siis kriminaalkroonika. Pakub ka seksteenust, eks ole. Aga ei, ma olen nii tagasihoidlik. Töö on töö ja lõbu on lõbu. Aga kus see piiri jookseb siis? No ühesõnaga ma olen väga, kui ma näen, et nagu klient on vallatu, siis ma olen ka nagu vallatu. Ma laman ta peal selles mõttes, et tooli peal ja siis nagu väänlen, aga stringid on jalas, kõik on jalas. Aga ma näen inimesest ära, oleneb kuufaasist. On ka sellised fänne olnud, kes on hakanud nutma, kui ma tulen esinema, on ka sellised olnud paraku. Nii, aga räägime sellest ka. Miks? Mis sa teed seal? Paar klienti on olnud niimoodi, et mees tellib oma töökaaslasele ja need on olnud väga sellised... üllatusega. Ja need on olnud hommikused ajad kell 9, kui mina olen ka veel uimane ja tusane. Et nagu sünnipäevaks, et tema on teie fänn, lähen kohale, inimene nutab, kui ta mind näeb. Läheb arvuti taha ja siis nagu hakkab nutab. No ja minule makstud ja siis mina saan nagu, Kreeka jumala on. Ära, tõssid mingi ära. Miks sa nutavad? No tal mingi šokk oli inimesel. Inimene oli suur minu fänn pärast. Tal oli minu mingi särk isegi trükitud nägu. Aga see päev kuidagi takkas nutma, kui ta mind nägi. See on küll väga kummaline reaktsioon. Ja siis ma pidin nagu 2 lugu tegema ja siis ma tegin selle 1 loo. See on 4 minutit pikk, kui pikk see 4 minutit on, kui klient sul nutab seal. Ja ta nagu, ta nagu vaatab seda arvutit ja nutab nagu kõva häälega. Nagu. Ma mõtlesin, issand jumal, kui õudne, mida ma nüüd teen. Nagu mina olin see muidugi hästi entusiastlik ja hea näoga. Muudku võtsin riided vähemaks, kuigi ma olin jube uimane hommikuvarga. See kurat küll. Ja seksi asju enam ei ole nagu mulle. Lihtsalt ma olen väga seksuaalne. Aga kõik ka sellega inimesed nutavad isegi. Ja, mis oli koive? Keegi lendab. Ilmselt mitte minu kasukast. Kuigi mul on täna Ilvese krae. Jope, jah. Ei ole. Üle piiri võib minna sellega, et mõnikord ma tantsin laua peal ja mõnikord on läinud... on nagu 1 aasta ma olin Tallinnas tööl ja ma iskasin oma saapa kõlarisse
ja see kõlar läks põlema. Nagu lihtsalt nagu tekkis tulekahju, kõik signalisatsioon läks tööle ja et lihtsalt glamuurselt viskan oma saapa, talvine aeg ja viskasin mingi veneaegne kõlar, elektroonika. Mina mõtlesin, et see peabki olema niimoodi. Special effect. Jaa, vaatan issand, et inimesed on näost valgeid, hakkavad seal jooksma niimoodi ja bim-bom, Zagarjeltsa Koškin-Dom. Või mingi laul oli kunagi selline. Et üle piiri on ikka mindud, aga teistmoodi. Okay. Ja ükskord sai klient hakkas kutsuti kiirabi ka, sellepärast, et tema, ma võtsin ta nagu sülle, keerutasin ja mina mõtlesin, et tema naerab, et ta on hästi lõbus. Ta nagu niimoodi, täiesti nagu ongi elektritool niimoodi. Mina keerutan teda, et inimene hea on olla, naerab selles mõttes. Panen ta maha ikka nagu niimoodi, väga kaua niimoodi. Tuleb välja, et tal tekkis sellest, ma ei tea, kas erutuses või hirmust epilepsia. Ja siis tuli kohale ka kiirabi. Ja üks aasta ma kasutasin oopiumlõhna ja siis tekkis nagu, see vallandas kliendil siis astmahoo. Ja siis meie tegime muidugi, ja siis tegime meie pildid sellest muidugi ja siis nad läksid kuhugi meediasse, klient siis lamas ja siis mina ei oska seda kunstlikku hingamist teha. Mina siis ringidega olin ka pildi peal seal nagu. Issand, minu arust see nii kallis lõhn oopium ju. Mina ei tea, miks ta niimoodi on. Ja siis niimoodi lamab seal niimoodi ja issand, et õudne, et äkki sureb ära, et nagu mis siis saab. Jah, ma ei teagi, mida sel juhul teha. Oh my god. Aga nii palju neid lugusid ikka on ju, sa pead raamatut kirjutama. No ja dokumentaalfilm jäi ju ära minust. Miks? Sellepärast Fidel ja Signe Roots tegi minust 4 aastat filmis ja siis tekkis meil mingi tüli ja... Jälle? Nad ei tahtnud, et ma seda enne üle vaatan. Mina tahtsin enne vaadata. Ma olin juba läinud natuke targemaks selle 4 aastaga. Mitte, et ma tahan, et te mind filmite, palun. Aga ma olin natuke targemaks teinud, on ju. Ja siis oligi niimoodi, et seda filmi ei tehta ilmselt. Nii kahju. Ja sellest oleks tulnud väga hullumeelne film. 5 eurot meil olemas. Ja ma arvan, raamat on ikka hea mõte. On ju? Ma ei viitsi ise kirjutada üldse. Ma ei viitsi kirjutada ise. Mõtleme sellest. Viimane küsimus. 50 kõige hullem, jah? Peaks olema. 10 aastat tagasi tegid noortekambad sinu voodis suitsu ja sõid viinamarju. Mark, ütle ausalt, kas oled osalenud ka grupiseksis? Kui jah, siis kirjelda kogemust. Ja olid sellised ajad tõesti, et mul meeldis külalisi kutsuda. Käisid isegi õpetajad toona mul seal. Noored õpetajad sellised ja pärast muidugi me ei tohtinud need pilte enam jagada, kuigi vist toona läksid isegi, mingid pildid läksid vist isegi, ma ei tea, kuhugi ülesse. Kunagi on ikka oldud grupiseksis, et see ei ole jällegi minu jaoks nagu sellepärast, et see oli veel kunstikooli aegadel, kui sa oled kuskil kellegi pool, on ju, kui ma pidasin sünnipäeva, aga see ei ole jälle, et ma ei taha seda väga rääkida, grupiseksis on osaletud küll kunagi, jah. Et kogemus nii ja naa oleneb, kes sul seal kõrval on parasjagu, kui see inimene on väga uimane ja mina olen ka uimane, mina tahan, et minuga rohkem tegeletakse, siis see inimene mulle ei meeldi, et ma ei ole väga seksuaalne inimene, aga ma tahan, et minuga tegeletakse rohkem, jah, selles mõttes. Et 25 vist saab siit, ma arvan. 25 saab. Aga kas peod siis tänapäeval on samad rajud nagu 10 aastat tagasi? Ei ole, inimesed kardavad väga kaameraid tänapäeval. Et siis meil olid kaamerad ees ja kõik saab filmitud, on ju. Meil olid vanasti VHS-id, politsei kroonikast oli üks tööline meil sealt, kes käis trennis, tema oli politseis, filmis neid hulle, kes tähendab neid kaake 90-ndatel ja siis ta filmis minu neid üritusi ka, kehamaalingu show'sid, ütleski, et oi, kuule Marko, mul on nüüd täna selline asi, et ma saan sinu üritust tund aega filmida, pärast mul on mingi mõrv sind, mingi tund sõita vaja, no olen seda siis. Filmi kujuta ette, mina siis seal kuskil kehamaalingud on ju, paljad tillid ja saunapeod ja. Et teate, ja see oli väga põnev, see oli väga tore, noored inimesed seal. Aga lihtsalt noored, ei, ma olin siis ka noore, mis muidugi jumal, aga nad jah. Sa oled praegu ka noor. Jaa.
kusjuures ma ütlen teile seda, et ma ei ole teinud mitte ühtegi ilulõikust ei silmadele ega sellele trenn hoiab, seda hoiab nagu trenn ja seega, et ma ei joo. Paljud arvavad, et mul on siin patjaska tehtud. Ei ole, kui oleks mul nagu patjaska, mul on siin kortsud, vaata. Kui oleks, siis... Ei oleks, miks sul oleks siin kortsud? No mõni arvab, et mul on nagu mingid ilu, mingid need. Mul on patjaskad ka vaja juba. Varsti. 2 aasta pärast võib olla. Mida ma tahan tulevikus võib-olla teha, on siis silmalaud. Vahest nad tunduvad rasked. Hommikuti, kui ma ärkan, siis on nagu silmalaud. Aga siis, kui selline, vaatake. Millest sa räägid praegu? Me tahtsime grupikast ja seksist rääkida. Ma arvasin, et see lõppes ju. Ei, me lihtsalt rääkisime nagu noorusest. See on ju ka teemas. Okei. Minu iga ja mul ei ole mingit see lõug. Oli mul kunagi kullakesed, selle ma võtsin välja. Ja siis peale seda ma sain aru, et iluoperatsioonid on natukene ohtlikumad. See ei ole teksapükste ostmine. Et see on ikkagi, et see ei ole teksapükste. Botox oli ka 20 aastat tagasi otsa ette, kuigi võiks veel. Ma arvan, vahepeal me imestan niimoodi. Ta suri ära! Issand! Ja siis see otsa esine läheb jälle paigast ära, aga ta läheb paika tagasi. Ma arvan, selle eest me saame 25, mis tähendab, et meil on kokku 110 €. Viska. Nii, aga siis ma palun siia autogrammi. No midagigi, no. Väga hea. Saavad lapsed kohvikusse natukene ja või kus nad seal käivad. See on sul Issand saagimi purte. Kui Õhtuleht paneb sellise kombi, te olete kõvasti arenenud aastatega. Vanasti ei olnud nii ilusaid. See saade on nii populaarseks saanud, et eelarve on natuke... Lubab, jah. Sa saad ka varsti hakata New Yorgis käima. Suur tänu teile, kallid inimesed. Loodetavasti. Nii, aga suur aitäh, kallid vaatajad ja näeme juba järgmises saates. Juhuu!